Järgmisena astub esile Urmas Volmer. Aplaus! Tervist! Tervist kõigile! Head tervist kõigile! Tervist tuleb hoida. Omaenda tervist tuleb ise hoida. Keegi teine ei hoia minu tervist. Millest ma räägin? Räägin vabadusest. Räägin hirmust ja räägin armust. Oleme siin platsil, mille nimeks on Vabaduse väljak. Siin on monument. See on ka vabaduse auks püstitatud. Kui me küsime endalt, kus kohas on see meie vabadus, siis me ei saa kuidagi vastuseks, et see on mingis sillutatud platsis või et see on mingisuguses ausambas. Vabadus on igaühes meis iseendas sees. Ja kui me tahame olla vabad, siis on väga põhjendatud küsimus, millest me tahame olla vabad. Ja kui ma seda küsimust olen endalt küsinud, siis kõige olulisem vastus on see, et vabadus minu jaoks tähendab olla vaba hirmust. Olla vaba hirmust, et keegi kusagil võib tulla ja öelda, et minuga on midagi valesti. Et tema teab, kuidas peaks olema õigesti ja käseb ja keelab. Ja kui tahab, siis poob ja laseb. Ei lase. Kui ei karda, siis ei lase. Laseb siis püksi. Kogu selle olukorraga, no me vist juba teame kõik, kui palju siin viltu ja mööda on. Olete juba pannud tähele, kuidas kogu ametlikus retoorikas on see riigijuhtide vastavate ametnike poolt, kõlab kogu aeg selline mõiste nagu võitlus viirusega, võitlus pandeemiaga, mis ongi täielik absurd. Miljonid viirused, mis on meie ümber, meie sees. Ei ole midagi sellist, millega inimene suudaks kuidagi võidelda. Võidelda pandeemiaga, mis on ise välja mõeldud ja välja kuulutatud. See on juba narrust ja narrus. See rist, mis siin kõrgub platsi serval ja selle keskel oleval märgil on võitluseks tõstetud mõõk. See on ajalugu. Sealt me oleme tulnud. Ja võib olla nii, et lihtsalt võitluse aeg on möödas. Võib olla ongi nii, et see vabaduse rist sümboliseerib siin mõõka, mis on löödud maasse. Mõõk lüüakse maasse siis, kui võitlus on läbi. Kui enam pole vaja võidelda. Kas tõesti? Ongi nii. Nüüd võingi asuda kündma ja külvama ja ehitama. Armastama oma kallimat ja kasvatama oma lapsi. Et keegi ei tule oma käskude ja keeldudega oma maskide ja eraldatusega vahele. Kogu see võitluse metafoor on ajast ja arust. See, mida meile iga päev meediakanalitest kuulutatakse. Meil ei ole mitte millegiga võidelda. Meil tuleb lihtsalt elada, hingata, hoida kokku
mitte hoida eraldi. siin on see pilt, et need võitluse teed, millest me oleme läbi tulnud, peaksid olema meile näidanud, kuidas kõige vägevam sõdalane kogu ilmas ongi see, kes on langetanud mõõga iseendas. Nagu see langetatud mõõg siin. Siis sa oled haavamatu. Kui sa ei võitle, siis oled sa võitmatu. Sest ei ole võimalik võita seda, kes ei võitle. Räägime armastusest. Mitte keegi ei keela meid armastada oma õdesid ja vendi. Ka neid, kes kannavad vorme, mundreid. Ka neid, kes kannavad kõrgeid ametinimetusi kõrgel määral. Mitte keegi neist ei ole meie vaenlane. Kui me kannatame millegi käes, siis tasub märgata, et kogu kannatuse allikaks on idee, et midagi on valesti. Kas ikka tingimata on? Võib-olla ei pruugi olla mitte midagi valesti. Võib-olla see inimkonna muutus, ümbersünd, see majandus- ja poliitilise keskkonna transformatsioon lihtsalt niimoodi käibki. Kuidas see, mis on oma aja ära elanud, paljastabki ennast just sellisel narril kombel, et rahumeelseid inimesi saadetakse korrale kutsuma täisrelvastuses mundrikandjad. Kui saade, vestlussaade, kus räägitakse sõnavabadusest, hakkab koguma internetis tuhandeid ja tuhandeid vaatajaid, siis kuidas seal ühel hetkel 13 000 vaatajast saab 3000 ja see arv enam ei tõuse. Ja see on saade, kus räägitakse sõnavabadusest. Ja see on kellelegi nii valus, et kuidagi moodi ei sobi näidata, et inimesed seda vaatavad. Jaa, sest loomulikult vaatajate arvu järgi tõuseb ka selle populaarsusreiting ja seda näeksid veidi rohkem. Aga häda, kui keegi peaks kuulma sellest, kuidas meie siin kõrgel oma kabinettides tahame sõnavabadust piirata. See mäng ongi ju läbi saamas, see ongi ju lõppmäng. Meil ei ole vaja siin midagi võidelda. Küll aga me peame hoolitsema selle eest, et neil, kes inertsis seda mängu veel mängivad, et nad ei jõuaks selle aja jooksul, mis neile veel jäänud on, kurja teha. Need meie armastatud õed ja vennad seal kabinettides, valitsuskabinettides ja koridorides, sundolukorras, mingil hetkel märkamatult ennast maha müünud ja nüüd taganemisteed ei ole. Nad peavad seda tegema. Ja paneme tähele, et mitte kõik, sellepärast, et nii valitsuses, kui ka ametkondades, kui ka Riigikogus, kui ka jõustruktuurides on inimesi, kes armastavad ja hoolivad. Kui keegi siin minu juttu kuuldes tunneb ennast puudutatuna valusalt, siis selleks on ainult üks imelihtne põhjus. Just sellepärast, et see jutt puudutabki just nimelt teda. Keda see jutt ei puuduta, see ennast puudutatuna ei tunne. Kui me räägime siin vormikandjatest, kes siin samas platsil mõned nädalad tagasi olid tegemas oma tööd,
siis jaa, eks nende hulgas on ka igasuguseid inimesi nagu meiegi. ei ole keegi meist oma südames päris vaba vägivaldsetest mõtetest. nii on ka vormikandjate seas inimesi erinevaid. aga ma ütlen sulle, kes sa võib-olla kunagi oled saanud mingi ebameeldiva või valusa kogemuse seoses politsei esindajatega. palun saa sellest üle. kui sa kutsud inimesi, kes kannavad vormi mentideks valimatult ja kõiki, siis see on lihtsalt jäänuk nõukogude ajast, mida sa endaga kaasas tassid. ja kui sa ise sealt ajast pärit ei ole, siis oled selle lihtsalt automaatselt üle võtnud. see ei ole nii, see ei saa nii olla, sellepärast et keegi peab kandma vormi ja keegi peab kandma sisu. ja meie inimestena ei ole oma sisus veel nii kindlad ja tugevad, et me saaksime ilma korra hoidmiseta hakkama. ja seal politseinike ridades on väga palju neid inimesi, kes on läinud sinna just selleks, et hoida ja kaitsta korda. et meil oleks julge ja turvaline käia tänaval ja olla oma kodudes. seal on palju inimesi, kes teevad oma tööd südamega. seal on palju väga häid asjatundjaid, kes näiteks suudavad lahendada peretüli, mis muidu võiks lõppeda võib-olla väga kurvalt. Nad teevad oma tööd. ja kui sa võtad endale sellise pildi, et need kõik on ühed vihatud mendid, siis just sellist maailma sa enda ümber oma mõtete ja sõnadega loodki. lood sellist maailma, kus need inimesed, kes oma südamega seal tööd teevad, kas mingil heal põhjusel vallandatakse või neil lihtsalt südametunnistus ja närv ei pea vastu ja nad otsivad endale mingi muu tegevuse. asemele aga tulevad need, kes kuulekalt käsku täidavad. seda on näha, kuidas mingite jõudude püüdlused just siis selles suunas sihivad. ja me ei pea seda mängu kaasa mängima. me võime hoida ühte. räägin sellest, kuidas neid valitsetakse. kas ja milleks seda vaja on? valitseja hoolib oma rahvast, sellest tunned sa ära valitseja. valitseja on alandlik. alandlikkus ei tähenda allaheitlikkust. alandlikkus tähendab seda, et sul pole vaja trügida kusagile kõrgemale teiste najal, ennast upitada. tähendab seda, et sa oled oma südames kindel iseendas. oled niivõrd vankumatu, et sul on võime aidata tõusta teistel. see on alandlikkuse tegelik tähendus. ülendada teisi. rääkida võiks paljust, aga jääme siinkohal selle juurde, kuidas võib olla, et ainus võimalus, mis meid sellest praegusest olukorrast tervena läbi kannab, on see, kui me suudame jääda armastuse juurde iseendas. kui me ei näe enda ümber vaenlasi, et kui me näeme enda ümber võib-olla justkui eksinud lapsukesi, ka neid, kes on praegu olude sunnil sattunud võimukandjateks selles süsteemis, mis on praegu kokku varisemas ja nii meeleheitlikult sellepärast ära väljati. see
turundusmaailm, mille üheks ideeks kõikidel koolitustel on see, et kui sul on vaja midagi müüa, siis tekita selle järele nõudlus. Kunstlike vajaduste tekitamise ajastu on see, milles me oleme juba mõnda aega elanud ja meil on väga häid spetsialiste, kes need kunstlikke vajadusi tekitada oskavad. See on praegu justkui lõpueksam. Kas see neil õnnestub või kukub läbi, see oleneb meist, igaühest. Kas me võtame selle mängu vastu või me jääme kindlaks iseendile? Seekord on otsustatud minna täispangale. Mängime välja kõige suuremale baashirmule üleüldse, surmahirmule. Selleks on suurepärane võimalus võtta üks paljudest viirustest ja teha temast staar. Kõik häda ja viletsus, ka meie kokkuvarisev majandussüsteem ja meie end praktiliselt lõplikult diskrediteerinud poliitiline süsteem. Kõik need hädad veeretame selle staarviiruse kaela. Sest et ta on nii pisike, keegi teda palja silmaga ei näe. Isegi mitte läbi mikroskoopi suurendusklaasi, selleks on vaja elektronmikroskoopi. Seda tema olemasolu kontrollida on väga keeruline. Ei ole vaja üldse mõelda, kas ta on olemas või mitte. Me ei pea hakkama mõtlema, kas üks viirus nendest miljonitest on tegelikult olemas või mitte, mis seal vahet on. Staar on staar. Ja siis meil on lahendus. Me müüme seda surma hommikust õhtuni teles, raadios, ajakirjanduses. Et see surmahirm, mida mingil määral igaüks meist endast kannab, mis on mõeldud meid teenima, et see surmahirm saaks meist võitu, olles sellises võimenduses kogu aeg. Ja siis, kui inimesed on selle surmahirmu küüsis, kui nad ei ole vabad, sellepärast et nad ei ole vabad hirmust, nad ei ole vabad tegema otsuseid, nad ei ole vabad tegema eluterveid valikuid ja meie pakume neile vaktsiini, imelist vaktsiini. Tegelikult küll imelisi, sellepärast et neid tootjaid on palju, kes sellest pirukast osa tahavad saada. Ja nii palju erinevatel meetoditel valmistatud vaktsiine, nii vanadel tuntud meetoditel kui ka uutel meetoditel, millega kunagi ei ole varem ühtegi vaktsiini valmis tehtud. Kunagi kõige kiiremini valmis tehtud vaktsiin oli mumpsi vaktsiin, minu mäletamist mööda 70. aastal, see sai 4 aastaga valmis. Aga noh, nüüd on uued ajad ja nüüd on nii palju erinevaid vaktsiine, aga see ei takista meil ütlemast, et vaktsiin aitab, kui nad on kõik väga erinevad, nende toimed on väga erinevad, nad on tehtud väga erinevate meetoditega. Need meie katsetusjärgus asjad, mis on erakorraliste müügi- ja kasutuslubadega praegu välja toodud. See on ühise nimetajal vaktsiin, vaktsiin päästab. Lapsed peavad kandma koolides maske. Lapsed ei pea kandma koolides maske, kui õnnestub hoida 2 meetrist distantsi, aga kui sa ikkagi maski kanda ei taha, siis sa pead kuidagimoodi ikkagi seal võimlema ja nihverdama ja vaatama, et sa ikka mahuks mingite reeglite piiridesse. Ja selleks, et niisugust tsirkust ei oleks, selleks on lahendus ju meie vaktsiin. Sellepärast, et vaktsineerimatuse pärast ei saa teie lapsed normaalselt õppida ja kasvada. Justkui tõesti nagu ei olekski olemas seda, et meie lapsed ei saa normaalselt elu elada sellepärast, et keegi kusagil on välja mõelnud mingid põhjendamatud piirangud. See on lauserumalus ja need rumalad lapsukesed, kes seda mängu mängivad,
me võime neile kogu armastusega öelda, et aitab. Siit edasi mitte üks samm. See on nii, nagu sa näed lapsi mängimas heinaküünistikkudega. No mida sa teed? Palun pane need tikud nüüd ära. Aga kui te ei kuula, siis sa tõstad häält. Kui ka see ei aita, kui ka kurjustamine ei aita, siis sa lihtsalt võtad tal need tikud käest ja saadad ta minema. Kallid valitsejad, keda see jutt nüüd puudutab. Te ei tohi tikkudega mängida. Palun pange ise need tikud käest ära. Te võite iseendile viga teha. Kogu armastusega. Palun ärge tehke viga iseendile ega teistele. Ja olge julged. Olge kõik julged, kõik inimesed. Kõige suurem julgus kogu maailmas üldse on julgus armastada. Julgus jääda armastuse juurde. Sest võideldes sünnitame me ainult võitlust. Aga armastades oleme me võitmatud. Aitäh ja head tervist! Aitäh, Urmas!